Tere rahvas kaugelt maalt. Kas te kuulete meid? Hallo, hallo. Tere! Tere! Tere tulemast tagasi siis meie YouTube'i kanalile ja siis tänases videos me räägime meie siis farmi töö kogemusest, mida me siin siis täpsemalt teeme, kus me oleme käinud ja mida me oleme näinud. Kui sulle meeldib see video, kindlasti viska näpp püsti või siis hakka tellijaks ja alustame videoga. Esimestel nädalatel siis tehti meil traktoritreening ja siis peamiselt räägiti traktori ohutusest ja üldine tutvustus. Ja siis tegelesime selliste üldiste koristustöödega, ütleme nii. Et koristasime silode ümber, koristasime garaažis, koristasime traktoreid, pesime neid ja mida kõike veel. Aga kõige huvitavam töö, mis me siin saime, oli siis 3 väike mootori remont, millest siis 2 ma sain tagasi ellu äratada. Meie suurim töö siis alguses oli vana aia ülesvõtmine. Peamiselt siis kogusime traati, nii siredat traati kui ookastraati ja siis tõmbasime käsitsi poste välja. Hiljem me saime endale traktori, mille abil sai seda tööd hõlpsamini teha. Mina olin siis peamine, kes istus traktori taga, aga Maali sai ka natukene harjutada ja siis kaevata auke ja poste peksta. Töö iseenesest oli suhteliselt raske, kuna lihtsalt päike paistis ja väga kuum oli nendel päevadel. Siis vahepeal ma tahaks tutvustada teile rohkem meie autot, kuna seda on mainitud kommentaariumid, siis vaatame seda. Igatahes ma räägin siis teile meie autost. See on siis meie auto. See on siis Toyota Land Cruiser. Kirjutage kommentaariumis alla, mis te arvate, kui vana see auto on. Igatahes see auto on 10 aastat vana, aga näeb välja nagu 30 aastat oleks vana. Ja ma näitan siis teile seest ka. Meil on siis V8 mootor ja seest näeb välja nagu väga minimalistlik ja isegi ütleks, et nagu mingi 80-ndate, 90-ndate auto oleks. Meil on siis 3 kohaga auto, aga mugav oleks ikka 2 sõita. Meie autol on ka veepaak olemas, pett. Ja meil on mingisuguse pikama sõidu auto, ehk siis meil on 2 kütusepaaki, kuskil 130 liitrit diislit mahub meile. Ja taga on meil selline kastikas metallist, mis on väga-väga praktiline, et igasugust jama seal taga vedada. Oi nii tamme! Aprilliga hakkas pihta kõik ettevalmistustööd siis istutamiseks. Kõigepealt tuli siis suur huvitav masin, mis puhastas teravilja siis koorest ja pani siis kemikaale peale selleks, et kaitsta seda seemet siis, kui teda maha pannakse. Meie töö sellel hetkel oli enamasti see, et seda teravilja, mis maha kukkus, kokku korjata ja siis ära visata. See on tamm. Jah, mis on? Kardad midagi? Et kui te Austraalias näete igal pool prügi sorteerimist, tavaliselt seal on erinevad nagu konteinerid, siis reaalsus on tegelikult selline. Siin on kõik prügi, mis meie toodame vähemalt siin farmi peal ja sellised auke on täpselt igas farmis. No, ma kühvetlen käes. Meist esimesena sai traktori taha Maali ja tema siis tutvustab lähemalt oma töö. Täna ma olen siis terve päev olnud istumise peal. Näed, taga on meil seemne kausike ja siis seal me istutame.
siin on kõik ilusad andmed, palju me istutasime. Ja siis mul on jäänud ainult paar rida. Et täna ma olen teinud siis 70 hektarit olema istutanud huniti. Ma ei tea, mis see nisu peab olla. Ilusad hommikud teile, täna on siis uus päev, aga sama töö. Ja siis ma näitan teile, kuidas ma vaatan, et see masin ikka töötaks ja siis teeme seed checki. Keerisin seemne lahti ja siis vaatame, kas iga selle tera juures on seemet maas, kas seemet tuleb ühtlaselt. Nii, siin on siis terad, siit pealt, siis seeme tuleb õhuga välja. Ja siis ma vaatan, kas iga selle pea juures on seeme maas. Näitan teile traktorit ka sees poolt, see on siis John Deere traktor. Näeb selline välja, ta on poolautomaat või automaat käigukastiga. Iseenesest väga lihtne on selleks sõita, niimoodi tagurpidi, niimoodi nederpidi, et põllu peal meie sõidame siis poolautomaadiga. Sõidame edasi, tegin selle seenekontrolli ära, kõik tundus okei. Ja seda seenekontrolli peab tegema iga 10–15 hektari tagant, mis siis umbes võtab 1 tund aega. Kes see seal seisab? Traktoriga iseenesest sõita ei ole nagu keeruline. Õppisime suhteliselt kiiresti. Mina näiteks õppisin seal selgeks poole päevaga. Et seal kõige raskem on isegi mitte neid kõik nupud selgeks saada, vaid harjuda nende gabariitidega, et millal pöörad, kui raske on seda pöörata ja kui see on kõik selge, siis põhimõtteliselt võib asuda tööle. Aga mul ei vedanud nii nagu maalil ja ma suhteliselt pikalt tegelesin muude töödega peale traktoriga sõitmist. Maali nüüd sõidab traktoriga, aga mina pole veel selle treeningut saanud, aga vaatamata sellele ma pean tegema veel ühte huvitavat tööd. Nimelt peab neid samu traktoreid tankima. Nii, siin on siis auto, taga on siis treiler kütusega ja seal on siis traktor, mida me hakkame tankima. Hetkel 3 traktorit käib regulaarselt sõitmas ja siis iga hommik ja iga õhtu peab kõik 3 traktorit paagid täis panema, mida mina siis teen. Kuni me ootame, kuni see masin täitub kütusega, ma siis täidan need paberid ära ja siis kui me vaatame siin paberid, siis viimased on vlaad, nii et ainult mina praegu tangin. Okei, nüüd põhimõtteliselt lihtsalt ootame, kuni kütus saab täis ja siis pärast seda sõidame tagasi nii-öelda baasile ja siis tangime treileri täis ka. Nüüd omadega oleme jõudnud maikuusse. Aprilli lõpp ja mai algus oli väga-väga kuiv. Terve kuu aega pole vihma sadanud, mille tõttu siis istutamine on hetkel peatatud. Ootame vihma. Oh my god. Kuna meie vaba aeg on vaja sisustada, siis meid suunati tagasi siis aiatöödele. Korjasime jälle poste, eemaldasime okastraati, lisaks on me veel tulnud abikäsi Argentiinast ja kellega on suhteliselt lõbus seda tööd teha. Filmimise hetkel on meil siis jäänud umbes 3 nädalat siis tööd teha ja siis homsest, et homme on meil esmaspäev, jätkame meie siis istutamisega. Kuidas oli? Neutraalne, kohutav on. Kas ma mingi partpidur on peale? Ma ei tea. Tere tulemast Austraalia siis Jaani tulest. Sellega siis lõpetame meie tänase tööpäeva videot. See oli tehtud siis mitme päeva jooksul ja et oleks näha nagu mihukene see tööpäev päriselt on. Nüüd me põletame seda prügi, mida on siis terve aasta kogutud. Seal on nii plastik ja muu asi. Nii et aitäh, et vaatasite meie videot ja kindlasti pange like, pange subscribe ja ärge põletage prügi nagu siin. Tšau!